Tuled ka? Ei. Ma teen üksi. Oh. Selge. Serbia. Serbia. 12. päev. Ei, 12. 12. päev. Teine Serbia päev. Jah. Eilne päev. Eile me jõudsime Dubrovnikust Bosnia kaudu Serbiasse. Ja see oli kuradi maa lõbus. See oli päris põnev, jah. Dubrovnikust alustasime hommikul mingi 9, hakkasime kütma 34 kraadi. Ütleme niimoodi, 30 oli hommikul ja siis Läks soojemaks. Ja vist saime isegi mingi 36 või midagi saime kätte. 37 vist oli isegi kuskil piiripunktis vahepeal. Ja piiripunktid on siin aeglased. Ma ütlen ausalt, need Bosniad ja Serbiad peaksid poolakatelt õppima, kuidas kiirelt rahvast kontrollida ja läbi lasta, aga võib-olla see ongi nende stiil. No siin on see tempeldamine ka ikkagi, et passi pandi templid. Jah. Aga ma tahtsingi vaadata, mille see templi nüüd panid. No minu vaata. Ja jõudsime Bosniasse. Bosnia on selline... kusjuures huvitav tähelepanek on see, kui me eile olime, või enne Dubrovnikut käisime Mostaris, siis Mostari poolne Bosnia oli ikka kole. Lagunenud majad, ei olnud üldse nii ilus. Aga kui me hakkasime Dubrovnikust, läksime Bosniasse, siis seal olid ikkagi jõukad. Sa nägid, et majad olid korras, katused korras, ilusad, uhked, uued autod, et selline, seal on tõenäoliselt ikkagi raha liigub rohkem. Ja jõudsime rohkem siis, mis suunas siis, Ida-Bosnia poole, Serbia piiri äärde, siis seal oli jälle natukene ikka katki, et said aru, et veits. Ja siis me avastasime, seal on mingi uus lipp. Seal on selline huvitav lipp, Serbia lipp, millel ei ole vappi. Jaa. Ehk siis Kelly uuris selle kohta, et nad vist peavadki ennast kuidagi nagu Bosnia-Serbia-alasteks või Serbia-Bosnia-alasteks. See on jah, nagu seda nimetatakse, oota, kuidas see oli nagu kodanike riik või kodanike liit. Ehk siis nad on ikkagi nagu Serbia föderatsioon Bosnias või kuidagi niimoodi. Et nad on ametlikult Bosnia riik, aga nad ei pea ennast nagu Bosnia riigi osaks. Ja nad said... mis ma ütlesin, 95 said selle erisuse või? Et see piirkond. Ja selles, kui me sinna piirkond sisenesime, siis olid kohe nagu suured sildid, nagu oleks need riigi piirisildid. Jaa, nagu oleks riigi piirisildid. Et tere tulemast siia nagu sellesse... Jaa, mul alguses tekkiski segalas, mõtles, mis kurat, nüüd on mingi piiriületus olnud või midagi. Ei, see on lihtsalt selline suur piirkond ja need on... Veits nagu maakond, aga nagu natukene sama vaip tekkis, nagu kui ma lugesin seda lugu, siis natukene sama, mis oli Eestil alguses Venemaast, et me olime see suveräänne Eesti nii-öelda liiduvabariik. Ja jõudsime siis lõpuks Serbiasse. Serbia piiriületus oli ka selles mõttes natuke pingeline, sest et me mingi hetk vaatasime kaarti ja otsustasime, et me kahjuks ei saa Serbiasse siseneda sealt teekonda mööda, mis me algselt lootsime. Sest sinna kohta hakkas tekkima räige äikesepilv. Ja ma räägin nagu ikka räige, sest et Kelly võib pärast kuskile pildi panna. Ma vist panin Instagram postitusse. Ja lootsime, et kui me lähme natukene lõuna kaudu, ehk siis altpoolt, et siis me pääseme äkki sellest pilvest. Lõpuks tuli välja, et tekkis 2 pilve, mis omavahel said keskel kokku. Ja me kütsime nagu sellest põhimõtteliselt läbi. Me jah, läksime siin südamiku lõpuks. Jah, et nagu nii oleks saanud. Isegi kui ma oleks ülealt poolt põhja kaudu läinud nii, nagu algselt oli planeeritud, siis ma oleks kohe läinud sinna südamiku ja võib-olla koos selle pilvega sõitnud ööbimiskohta. No jah, me ikkagi suure osa sellest ajast saime nagu selle pilve piiri peal sõita. Natukene sadas, aga samas päike paistis. No ütleme niimoodi, et ka 20 kilomeetrit sellises mägises äikese vihma rahe pilves sõitmine on ebameeldiv. Jaa, sest me saime rahet ka lõpuks. Ja raisk see rahe on valus. Et see ei olnud nagu, alguses see oli lihtsalt äike ja siis paduvihm, mis oli ka väga suurte piiskadega, et oli valus. Ja siis mingil hetkel hakkasid tulema sellised piisikesed nagu hernetera suurused rahed ja siis need läksid aina suuremaks. Lõpuks olid hernetera suurused rahed. Ja isegi ma ütleks, et mõni oli siuke pöidla otsa suurem. Ja, et see oli ikka vastu, no ütleme niimoodi, kiivri vastu on suva, võib-olla jakki vastu ei olegi nii hull, aga kinda vastu, võt see oli valus. Et kui ikka laksab niimoodi minna, siis mõtlesin ka, et mis kurat nüüd hakkab kive sadama, aga ei, see oli rahe ja... Peatuda polnud mõtet, sest et tõesti majutuseni oli ainult 20 kilomeetrit, ehk siis seal polnud nagu mõtet. Kütsime ära, riided olid sõna otseses mõttes läbi märjad. Jaa, ma pigistasin selles mõttes kinnastest. Nagu oleks ujumas käinud riietega. Ja riietest ikka väänesime ette. Hommikul ööseks panime natuke kuivama.
küll kahjuks selles piirkonnas, ma ei mäleta, mis selle nimi oli, Zlatibor. Ja Zlatibor, ehk siis Zlatiboris ei ole hommikul väga soe, et hommikul oli ikkagi selline 15 kraadi ja ei kuivanud öösel ära. No ilmselt selle äikese tõttu ei olnudki hommikul väga ja, soe. aga no vahet ei ole, selles mõttes, et panime need märjad riided, õnneks ei tilkunud enam, panime riided selga, hakkasime kütma Serbiat ja kuskil pool päeva ja riided soojad ja kuivad. Jah, sest et nagu selles mõttes oli mõnus, et alguses hommikul oligi see tunne, et okei, nüüd käis äik ära, et saab nagu hingata. Et oli ikkagi siuke 20 kuni 28 kraadi, mis oli nagu väga okei. Ja siis me jõudsime teisel poole mäge ja siis oli 32 jälle. Et see üle 30 ikkagi ja noh, jälle oli siuke seisev õhk, et oli tunda, et seal ei olnud äikest olnud. Et see üle 30. Üks asja, mida ma teekondade puhul märkasin, mida ma nüüd olen ka nagu natukene targem võib-olla järgnevate reiside või siis ma ei tea, modifitseerimisel, kui teel numbrit ei ole, siis see tee on sitt. Ja suure tõenäosusega vähemalt siin riikides on see kruusatee. Ja joppab, kui see on kruusatee. Jah. Sest kruusateed on siin tegelikult suhteliselt head, kui on kinni tambitud kruus. Ei joppa, kui see on kivitee. Ja kivid on siin ikka rusika suurused. No ja sest siin ikkagi, nii nagu need mäed on põhimõtteliselt Sloveeniast alates olnud, siis nad pigem on ikkagi kivised. Et siin küll on nagu, tegelikult nad ei ole väga madalad, nad on mingi kilomeeter, mis ütlesid enne. Kusjuures, kui ma praegu tänast kaarti vaatasin, äkki tuli 1250 või mingi 1270 oli ära. Et päris kõrgel käisime, ja et tegelikult me oleme nagu Norra kõrgusel justkui. Aga selles mõttes nad on ikkagi väga kivised, siukesed kaljud. Aga nagu mingit mäeületust justku nagu ei olnud. Ei. Lihtsalt mingi hetk vaatan ka veel navigatsiooni Osmandit, vaatan, et mis asja, me oleme ühe kildi kõrgusel, et nagu... Me olime suvalises mingis külas, täiesti suvalises. Ja siis vaatan järsku 1100, siis järsku vaatan 1200, et nagu mis mõttes, et no pole nagu mingit mäeületust. Sest et konkreetselt see piirkond, kus me praegu oleme, siin on mingi kanjon ka. See oli päris ilus. See tuleb videos loodetavasti siis lõpus. Ma veel videotele kokku panen. See kanjon on ikka selles mõttes ilus, loogleb niimoodi ilusasti ja seal kanjonis on ka mingisugune paadi turistituur, mis viib kuhugi, ma ei tea, Koopasse. Ja seal oli jah mingi Koopas. Ja siis ma ei tea, ma ei hakka sinna trügima, sest ma kujutan ette, et see paadituur juba ise võtab mitu tundi aega, et nagu pole mõtet. Aga siin jah, neid selliseid kämpalaadseid toodanguid on nagu palju. Kuigi siin nagu seda naljakas on kämpaks nimetada selles mõttes, et ta oli bookingus vist ka mingi 3-bedroom house, et 3 magamistoa maja. Siin on sõna otses mõttes on 2 voodi, siis on 2 ühest voodit. Esimesel korrusel. Teisel korrusel on 2 vooditega 2 tuba, ehk siis kokku on 8 magamiskohta. Kämpas sees on dušinurk, pliit. No siin on jah ikkagi terve nagu kööginurk. Wifi, et nagu konditsioneer, 2 toas konditsioneer, ehk siis allkorrusel ja siis üleval ka. Jah, 1 toas üleval ei ole. Ma ei tea, ma tahaks öelda, et kui me võrdleme seda Euroopa rikkaima riigi Norraga, siis Norra on peldik. Ja, et selles mõttes, jah, seal ikkagi sellist asja ei olnud. On näha muidugi, et see kämpa on nagu võrdlemisi soodsalt tehtud. Et siin nagu väga mingit ilu nagu nõuda võib-olla ei saa. Ja, aga see ei olegi ilu nõudmise koht, see on... Aga seest on meiga viisakas. Sa saad mugavalt magada, sa saad mugavalt süüa teha, saad mugavalt pesus käia ja edasi sõidelda. Ja see ilmselt ongi siin ikkagi selle kanjoni pärast, sest et siin on mingid, ongi hiking trailid nagu matkarajad, mingid asjad, et siin on päris mitu kohta tegelikult neid. Ja seal mingid lapsed olid täitsa turisti bussiga olid seal, et mingisugune 30 matsi oli seal. Rohkem vist isegi, ma arvan, see võis olla isegi pea 50 kohaline buss. No, ja siis ootasid kõik, seal on selline vaateplatvorm, ootasid ilusasti järjekorras nagu pardikesed seal ja siis need õpetajad on ikka karmid Ida-Euroopa õpetajad, et siin ikka väga karmi suuga ikka lappasid seal minna. Et see on, tegelikult tänane päev oli selles mõttes äge. Üks seiklus oli veel. Leidsime mingisuguse täiesti idiootliku, tegelikult asjaliku tankla, kus ei saanud kaardimakset teha. Ja, sest nagu igal pool on saanud kaardiga maksta, ehk siis me lihtsalt tankisime ära. Aga tavapäraselt meil ilusti see krediitkaart on selles mõttes toiminud. Alguses oli mingid mured, et see Google Pay ei töötanud, aga ma ei tea, meil lihtsalt panka midagi viga ei olnud, aga nüüd ma lihtsalt töötab igal pool. Aga no ühesõnaga nüüd töötab. Ja füüsilise kaardiga on kogu aeg töötanud. Läksin sisse, ütlesin, ma tahaks kaardiga maksta. See on mingi, et ei, et ainult kohaliku kaardiga saab maksta. Ja siis ma olen nagu, et okei, et aga ma maksan siis eurodes, sest et nagu siin on selles mõttes igal pool on nagu saanud siiamaani eurodega ka arveldada.
ja siis on mingi, et nemad ei võta eurosid vastu. Et minge siin kõrval mingisugune valuutavahetuspunkt, et minge vahetage raha ära ja tulge tagasi. Nagu üritasin neile seletada siis, et äkki nagu ikkagi prooviks seda kaardimakset, et noh, igal pool on nagu toiminud ja värki. Siis nad ütlesid mulle, et ei, et nad ei võta Mastercardi ega Visa-kaarti vastu, et ainult kohalik kaart. Et minge ikkagi vahetage seda raha. No ja siis samal ajal, kui Kelly seal jutustas need teenindajatega, kes ei tahtnud üldse vedu võtta, rääkisid kohalikus keeles. Nagu ja nad isegi tahtnud nagu minu telefoniga tõlkida. Ei, mitte midagi, nad tahtsid lihtsalt rääkida ja siis õnneks tanklas oli üks vähe uuema, oligi selle aasta Vestrom. Et vaatasin, et okei, kohalik number ja kahekesi istusid ka, seal üks mees, üks naine. Läksin, tegin juttu, et kuule, et ma annan sulle 25 euri, et umbes paakna on, et siis veits kallis, aga suva, vaata, saab lahendatud, saame liikuma. Siis ta nagu mõtles natukene, ei saanud aru, mis asja ma skämmata tahan. Vaata, võtsin 25 euri nagu sulas välja, ütlesin, et kuule, et aita mul maksta, ilusasti tõlkisin, näitasin ka, et tegelikult oleks 21 euri tulnud, et vahet ei ole. Ja siis ta läks sinna tanklasse ja ta maksis kaardiga. Ja ta küsis ka veel, alguses tahtis Mastercardiga maksta, sellega peale teenindaja nagu ütles, ei, no, vaata. Okay. Ja siis ta võttis Visa-kaardi. Ja see sobis, jah? See sobis. Okay. Et siis, aga teenindaja, see nägu, mis pärast see teenindaja tegi, see oli nagu tõesti krimpsus nägu, et algselt teenindaja tahtis sularaha saada. Ehk siis ma arvan, et see oli mingi skämmar ikkagi tankla, jah. Sest Kelly arvas ka, et võib-olla on mingi kokkumäng selle valuuta kohaga, aga ei, ma arvan, ta tahtis lihtsalt tasku kirjutada selle. No ma ei tea jah, selles mõttes, et seal oli nagu, see ei olnud väga suur linn, et tundus naljaks, et kohe tankla kõrval on nagu valuutavahetuspunkt ka olemas, et nagu mingi vahetage valuutat. Aga no muidugi see oli turismi. Aga ei, sai lahendatud, sai selles mõttes lahendatud, et need Vestromi omad aitasid välja ilusasti ja sai makstud, sull antud, kõik. Ja, et selles mõttes ei olnud nagu, umbes 25 eurot ongi meil igal pool paak olnud, et ei olnud nagu meie jaoks kallim. Siin muidugi on kütus natuke sootsamalt. Ei, siin on kallim. Kallim, jah? Jah, siin on kallim, jah. Bosnias oli odavam. Bosnias oli odavam, jah. Bosnias oli kuskil 1,3 kuni 1,4 euri liiter. Võib-olla isegi 1,3 pigem. Ja Bosnias me käisime... Siin on kuskil 1,7. Bosnias me käisime eile tankimas, jah? Jah. Ja seal oli nagu väga uhke tankla, ma mõtlesin, et seal on nagu väga kallis. Siis ma olin nagu tükk aega, ma Lennartile ütlesin, ma olin väga segaduses, et ma arvasin, et tankla hinnad on eurodes. Kuna seal võetakse eurosid ka igal pool vastu, neil on soi. Sest et nagu hinnad olid sellised nagu Eesti poes. Alla mingid energiajoogid. Ja numbrid olid samad, arvud olid täpselt samad nagu Eesti poes. Arvud olid samad ja mis muidu nagu on olnud, Horvaatias on pigem nõks isegi kallimalt tanklas. Jäätised on väga kallid. On ja jäätised on kallid, jah. Aga siis maksin ära ja siis ma sain aru, et see oli kohalikus rahas, eks nagu jagada pooleks, siis sa saad nagu euro. Ja Bosnia valuuta on selles mõttes mugav, et umbes 1-2, ehk siis 1 euro on 2 kohalikku. See on enam-vähem, me räägime võib-olla mingit 3% erinevusest, aga ja Serbia, No ta vist on 1 euro mingi 117 kohalikku. Jah, just, et 120 või, aga me arvutame 120-le, et siis... 100-ga isegi arvutame tegelikult. Jah, 100-le tähendab selles mõttes, et siis on nagu... Poes on nagu mugav. Ka kohalikul on ka lihtsam. Et kui sa annad 10 euri, siis see justkui on nagu 1000 kohalikku. Et tegelikult ta saaks sellest 1200 kohalikku, et ta jääb nagu kasumisse. Aga me ei ole nii suur nagu erinevus, sest hinnad on räigelt odavad. Välja arvatud kange alkohol. Et see on... No vähemalt selles poes, kus me eile käisime. No igatahes, et ma ei tea, võib-olla peab mingi suvalise poe leidma, aga ülejäänud asjad seal olid soodsad. Aga kui ma võrdlen näiteks Jameson whisky, on Eestis odavam. Ja, aga nagu konkreetne pood oli siuke, mida mujal maailmas nimetatakse convenience store'iks. Ja siis oli see nagu väike, mis iganes minimarket. Ja üldjuhul mingite suuremate kortermajade vahel kuskil selleks, et nagu kiirelt käia. Ja Eestis väga ei ole need nagu Eestis ei ole, enam ei ole popid, kunagi olid. Et enam kortermaja esimesel korrusel või nullkorrusel oli, jah, enam ei ole. Et veid siuke nagu, aga see oli ikkagi mingi ketipood selles mõttes, aga ta oli see minimarket. Nojah, et kui me oleks mingi suure keskuse leidnud. Jah, et võib-olla seal... Aga vahet ei ole, see oli meil eilse majutuse, või eile vastu tänase majutuses sõna otseses mõttes 100 meetrit. No ta oli jah nagu naabermaja taga. Jah, nagu tipa-tapa kohe. Et seal oli mugav käia. Ja siis eile olimegi läbi märjad ja midagi teha ei viitsinud. Kelly kannatab siin natukene selle marsruudi valiku tõttu, sest et ma olen natukene joonistanud selliseid põnevaid teid kaardile, mis
ei ole meie tavapärane marsruut. no võib-olla jah, tavapäraselt me ei sõida. aga ma ütlen ausalt, Voge versus Vestrom, Voge offroad'i mõttes on kõvasti parem. täislastis ka. Täislastis on nagu ebamugav, natukene valus on kuulata, kuidas need kohvrid natukene ragisevad, aga see 21 tolli esiratas on nagu öö ja päev. ja no võib-olla on ka rehvis asi, aga no ma ei tea, igatahes offroad'i mõttes on see nagu siga hea ratas. et ma kujutan ette, mis siis veel mingi 150 kilogrammine ratas on, et see on nagu, ma ei ole küll sõitnud nii kergelt. no ja ütleme, et seal taga nagu rappudes see keelpadi tagumikku alla aitab kaasa küll. jah. aga neid tänaseid klippe, ma loodan, et tuli välja ka midagi, kuna ma ei ole veel monteerinud, siis ma ei tea. ja kruusateega on see loll asi, et ikkagi paiskab selle 360 kaamera läätse või siis selle nii-öelda lens protektori. Neil on selline pisike klaasikene on päris läätse peal, et paiskab ikkagi tolmu täis. et aga ma püüdsin siis kaadrisse saada neid lehmakesi, keda me kohtasime. Lehmad olid, mis meil veel olid tee peal täna? Hommikul oli mingi talumees oli ja koerad, hobused, lambad. Ja siis seda teed, mida mööda me täna sõitsime. Neid proovisin ka kaadrisse saada, vaatame, kuidas õnnestus. No midagi ikka. Vaateid täna võib-olla väga palju ei olnud, sest et siin on see mure, et vaated on küll ilusad, aga need ei jää kaamera silmale kuidagi peale, sellepärast et tee on ikkagi suht võssis. Et see võss on ümberringi. Ja vot see on selle Horvaatia nii-öelda merevaatega erinev jah, et seal kas ei kasva võssi või ma ei tea, ära põlend midagi või lõigatakse, ma ei tea, mis seal tehakse. No Horvaatias on jah, selles mõttes, et rannikuteed on nii ranniku ääres, et sul ongi seal ainult kivi. Aga noh, kõik, mis olid tegelikult sisemaal, oli Horvaatias täpselt sama mure. Et ikkagi see võsa on ümber ja see on täpselt nii kõrge, et okei, meie nagu inimesed siin näeb üle. Ratas, istuja või juht ja tagaistuja näeb üle, aga kaamera on natuke liiga madal. Ja teine mure on see ka, et inimese silm fokusseerib sellest põõsast nagu läbi ja vahepeal, kui mingi põõsas ette tuleb, siis silm hoiab seda kauget fookust, aga kaamera ei hoia. Ehk siis, kui kaamera pilti vaadata, siis see kaamera nagu puu jääb siin ette, vahepeal põõsas käib. No jah, ja neid mingi 3 sekundis klippe ma väga ei viitsi teha, et ma pigem tahaks, et oleks mingi 10 sekundi ringi, et siis jõuab nagu korraks fokusseerida ka, sest muidu kui ma panen nad sinna teekonna vahele, siis see nagu vilgub liiga palju ja siis ei saa nagu midagi aru sellest. Aga kell on telefoniga teinud? Telefoniga jääb täitsa ilusasti. Ma olen ja vahel teinud nagu, ja pilte olen teinud. Sest tänase päeva nii-öelda nagu, nimetame seda highlightiks, tänane päev. No jah, eilne oli see õige päev, mis oleks pidanud olema väga ilus, aga no mis seal ikka. Siis täna me käisime ühes kloostris. See oli ringikujuline müür ümber ehitatud. 12 sajandist, 11 sajandist isegi hakati ehitama. Studenitsa ja monasteri. 11 või 12 sajand hakati ehitama ja siis lõpuks tehti sinna müür ümber ja täitsa klooster kohe. Siiamaani toimetavad. Ja, seal olid täna mingid ristimised. Ja täna on pühapäev, mis tähendab seda, et kohalikud on ikka äärmiselt religioossed, ehk siis nende jaoks on see püha koht. Ja, aga ma siin ei tea, aga Horvaatias oli see, et ikkagi iga päev käidi kirikus. Aga siin nagu selles mõttes see religioossus paistis välja, sest et inimesed läksidki nagu, nad tulid sellest kirikuaeda sisse, siis kõigepealt suudeldi neid aiaväravaid, siis mindi kirikusse, siis kõigepealt suudeldi kirikuust, siis olid seal kohe mingid, neil hästi veel pühakuid, keda nad nagu kummardavad, sest et neid kirikut, seal pildist ei tohtinud, aga see oli nagu nägusid täis, et kui meil on nagu üks altarimaal võib-olla ja nagu mingid selline, siis seal oli nagu kõik seinad täis joonistatud, neid erinevaid pühakuid, keda nad siis seal suudlesid järjest, kelle pilti siin ja kelle pilti seal ja nagu, et see oli väga teema. Iga ukse peal löödi risti ette, suudeldi neid uksi, mis seal olid, et see nagu kultuur on hoopis midagi muud. Ma ei ole varem sellist asja näinud. Ja mina ka mitte. Et see ei ole ka nagu sarnane vene õigeusuga. Ei, selles mõttes, olles Poolas käinud, kui on nii-öelda lihavõtted, siis nad on religioossed, aga sellist ma ei ole näinud, et sa sõna otseses mõttes kiriku nii-öelda väravat suudled. Siis lähed kirikusse, kiriku ust, siis mingisugused pühakuid vahepeal, siis kirikuse nii-öelda nagu see teine uks. Nagu, no neil oli jah seda musitamist oli seal nagu päris palju. See minu jaoks jätti seal sellise huvitav mulje, et nad ikkagi on ja keegi ei tundnud vale häbi, et nende jaoks ongi see nende ja seal olid nagu lapsed, seal olid täiskasvanud, seal olid vanainimesed, nagu kõik olid ühtemoodi ja ka teismelised selles mõttes. See on huvitav kultuuri osa, jah.
mis siis veel rääkida? No ja siis eilse nagu teekonna videosse ma püüan panna siis selle ka, kuidas ühes külas me sõitsime murdunud puudest mööda enne seda toredat rahet. Kusjuures ma tegelikult võiks vaadata, mul mootorratas ka salvestab videot, et ma vaatan, ma proovin, kas ma saan sealt mingit klippe kätte. Sest mul tegelikult mootorratas peaks salvestama mingi 20 tundi, et vaatame. Ja no selles mõttes see eilne nagu vihm oli huvitav, sest et ma proovisin vahepeal telefoniga filmida, no mitte muidugi raha ajal, sest siis nagu mitte midagi ei töötanud. Ja raha ajal peab ikka sõitma niimoodi, et oleks turvaline. Jah, just, et see on rais koht. Aga kui ma enne filmisin, siis nagu oi, Kiisu beebi, kas sa tõid oma beebi meile või? Hästi pisikene Kiisu tuli nüüd. Siis nagu kaamera silma ei jäänud midagi, sest et kõrval päike paistis, nii et nagu lihtsalt oleks pilvesilm. Oi, meil tulid Kiisud siia. Üks Kiisu tuli juba enne. Tuli vaatama, kas saaks paisid või midagi. Aga nüüd tuli üks Kiisu beebi ka. Ja no nii palju siin on muidugi hoiatatud igal pool Terviseameti asjade poolt, et ei tasu nagu väga loomi siin katsuda. Et seda me praegu tegema ei hakka. Jah. Ja kommentaariks veel liikluse koha pealt, siis nii nagu Bosnia ei oska ka Serbia, nad ei oska sõita. Ei oska tõesti. Nad lõikavad kõik kurvid sirgeks, arvavad, et on ilged ralliässad, ta hakkad möödasõitu tegema, siis vend lihtsalt hakkab koos vajutama, ilmselgelt mootorrattaga sa võidu ei sõida. Et siis ma teen selle möödasõidu ikkagi ära, vahet pole, et see vend tõmbab mulle 120-ga järgi. No, vahet ei ole, mööda sain ikka, aga sa näed, et nad on kuidagi nagu teravad, nagu sellised vaablased. Ja kurvid sõidavad sirgeks, mis on eriti lõbus kurvilistel teedel, eriti kui vastu tuleb kuskilt vastassuunast, eks ole, või minu suunas siis peab olema kuradima ettevaatlik. Et Austrias ei ole seda märganud, Šveitsis ei ole märganud, Prantsusmaal ei ole märganud, mitte kuskil mujal teises mägises riigis ei ole märganud, aga siin nad on ikka suht pelmeenihajud, et nad sõidavad. Aga ma ütleks, et bosnialased olid nagu kurjemad liikluses. Ja bosnialased olid kadedad ka, et nad ei lasknud isegi liikluses läbi, et sa nägid, et kui nagu on mingisugune selline kerge nagu seisak, hakkad mootorrattaga minema, no vend tõbab nina vahele, no. Et nad jah, nagu seal nagu neile väga ei meeldinud, kui mindi mööda. Aga serblased pigem nagu väga avatult, nagu isegi aknast näitavad, et jaa, mine. Ja, seda küll, aga no sõita ei oska ikka. Sõita ei oska ikka. Ja selle mõttes täna oli vahva see esimene nii-öelda kruusalõik, siis me sattusimegi mingisse külapiirkonda, kus olidki need lehmakesed ja asjad. Ja siis kõik vanaherrad lehvitasid juba kaugelt, tervitasid. Ja nagu kedagi väga ei seganud, et peale seal sõitsime, sest me korraks mõtlesime küll, et me ei olnud väga kindlad, kas see on mingi eratee või mis see siis on. Aga kõik olid nagu järjest, sest inimesed lehvitasid meile nagu, et joo, tšau, minge. Et selles mõttes oli nagu tore. Jah, et siin neid väikeseid kruusalõike on ikka vahele jäänud. Ma kardan, et natukene, mis kardan? Ma arvan, et Makedoonias võib ka olla või siis kuskil, ma ei tea, Kosovos võib-olla seal ei olegi asfalti, ma ei tea. Ühesõnaga. Saame näha. Nüüd me lähme vaatame, kas siin on mingi restoran ka, kas me saame süüa. Täna on finaalmäng, ehk siis oluta ja lähme vaatame, kas siin saab kaardiga maksta, kui ei saa, siis äkki võtavad vastu eurosid. Ja ma loodan, et teile meie taust meeldis. Meil kõik pesu sai pestud. Kus mu trussikud on? Kuskil peidust ära. Mu trussikud on ka kuskil seal. Ühesõnaga, näeme kunagi. Homme Makedoonia. Ei, aga ma ei tea, mis homme Montenegro. Homme Montenegro. Aga näeme siis, kui näeme. Näeme. Tšau! Tell me now how
I'ma pull up to the club with tequila in my cup.